Okei, asjalood on niimoodi, et eile ma jooksin Haapsalus 10 kilomeetrit ja mul ei läinud eriti hästi. Ma ei tea, ma jooksin nagu kuidagi mugavalt, tugevalt, aga ei pingutanud piisavalt ja täna on rabajooks. Ma mõtlesin, et ma lihtsalt lähen sinna ja annan endast kõik. Nii palju, kui on mul sees ja pingutan iga kilomeeter põhimõtteliselt maksimum. Isegi kui ma poole maa peal täiesti nagu õhku lendan, siis ma lihtsalt tahan seda tunnet, et ma andsin kõik endast. Võib-olla see kõlab natukene nagu mingi kasiinosõltlase jutt, et kes järgmisel päeval peale kaotust läheb ja panustab topelt, et võita raha tagasi, aga lihtsalt tunnen, et mul on vaja see power nagu minust kuidagi lahti saada ja sellest hirmust üle saada, et ennast mitte kogu aeg tagasi hoida. Võitin mingi 6 kilomeetrit. Kui raske see olla saab, on ju? Nii et täna on see päev, käisin mulas. Jalad on eilsest, ma ei tea, eks saab näha. Kui raske on raske, ma tahan, et oleks raske. Ei pidanud kerge olema see asi. Okei, ma olen juba totaalselt hiljaks jäänud, ma ei tea isegi täpselt kuhu ma minema pean. Aga teeme selle asja ära. Oh god, ma jään täiega hiljaks. Tubli. Tõnu Lillelais Spartaspordiklubi esindaja on tulemas tema. Ilumäe käkitsi. Okei, kiire reportaar. Uskumatena sai 3. koha. Esimese kildi tõmbasin nats kinni. Mõtlesin, et ma olengi täiesti uljast. Ja siis ikka nagu kaina mõistus sõitis sisse. Ei, vägev. Suutsin punnitada. Täiega cool. Et iga võistlused nii. Ja veel kõvem nii. ringi või siis selle rabajooksu ringi endale jala sisse jooksnud ja Tõnu Lillemetsa, kes on Sparta spordiklubi esindaja. Varasemalt ka pedestali kõrgemal astmel olnud. 3. koht tulemusega 20 minutit 16 sekundit Indrek Ilumäele. Spordiklubi treeningpartneri esindaja samuti kodustel Eestis toimunud erinevatel rahvajooksudel võitu nautinud mees, aga täna siis pedestali 3. astmel ja 87. rabajooksud lähevad ajalukku meeste võitjakolmikuna Leonid Latsepov, Tõnu Lillemets, Indrek Ilumäe. Veel kord palun suurt aplausi tänavusele 3 parimale. Kodus olla, kell on 12:20. Mul on ka 10-15 minutit veel sõita, nii et Draama. Siin on üks ehitis, mis on nii freaking lahe. Mõtlen alati, et kui ma vaid satuks siia ja mul oleks droon kaasas, siis ja ma sattusin siia ja mul on droon kaasas. Ma ei tea, mul on täiega kiire. Aga ma vist jep, ma pean, ma pean.
ma natukene selgitaksin seda taimetoidu asja, et liha ja üldse loomsed tooted, need on väga nagu kaloritihedad. Selles mõttes, et süüa 100 grammi liha või süüa 100 grammi riisi, et seal on hästi suur vahe. Nüüd inimesed ei saagi nagu sellest aru, et okei, et ma võtan selle liha siit taldrikult ära ja siis olengi nagu taimetoitlane. Päris nii need asjad ei ole, et tegelikult sa pead nagu sööma palju suurema volüümiga. See tähendab seda, et sa tegelikult, see võtab aega, aga sa õpid sööma hästi palju rohkem. Okei, vaadake seda korralikku portsu, ma ei tea, võtame ajakirja kõrvale. Ja kas see kaameras nagu jääb näha, see on üks suur taldrik. Siin on mul 400 grammi pastat, kolmveerand pakki, siis need on vist poole kilost pakid, 300-400 grammi vast pastat ja siis üks korralik hunnik külmutatud juurvilju pluss veel uba ja maisi panin veel eraldi juurde. Siin peal on see itsepärm, hunnikutes B-vitamiine ja muud head ja veidike taimset majoneesi. 10% valku, 70-80% süsivisikuid ja võib-olla ainult 5% rasva. Kelle seda rasva vaja on? Okei, head isu mulle. Sõelud. Aga see söömine, sellega ei piirdu. Üks korralik apelsinimaht. Ja siis on põhimõtteliselt kõik hästi. Seda särki ma ei pannud, et jube lahe välja näha, et vegan lihtsalt peale võistlust vahetasin särgi ära, see oli särk, mis mul oli kaasas. Võtsin koju, pesemas pole käinud, aga õht oli nii tühi, sest ma hommikust ei söönud. Võistlus oli puhtalt eilse õhtuse söögi pealt. Ja siis mõtlesin, et okei, et ma söön kõigepealt korralikult ära ja siis kasin ennast ära. Rääbakkas. Pühapäeva kohta on juba niigi päris tihe päev olnud, aga siin õhtul kell 6 veel üks kiire asi. Ma ütlen, et sotsiaalsed üritused kõik need nagu nõuavad lõivu. Päris lahe koht. Ma isegi ei teadnud, et see mingi puhk. Kell on 8 õhtul ja ma jõuan vaikselt koju. Ja üks asi veel. Kaia, täiega palju õnne sulle 3 tunni piiri alistumisel. Väga lahe, väga kõva jaoks. 2.52.